me juba oleme natuke rääkinud, kust leida neid õigeid taaskasutatud riideid, kust leida riideid, millel ei oleks seda nii suurt keskkonna jalajälge. Ja sellest teab rääkida Maire Milder. Teadlik tarbimine algab minu kodusest riidekapist. Teadlik tarbimine algab minu kodusest riidekapist. Mina ei räägi midagi, kust neid osta. Ma pigem tahaksin rääkida natukene, kuidas me võiksime mõelda kui kliendid ja ennekõike, kuidas me võiksime mõelda kui teadliku tarbimise pooltajad kliendid. Ma korra vaatan edasi. Ja enda kohta ma saan öelda paar sõna seda, et täna olen siis kliendikogemuse strateeg, konsultant, koolitaja ja nii nagu Kaie Keespool saan ma öelda, et olen töötanud üle 20 aasta Baltikas ja minu valdkond ei olnud mitte niivõrd rõivad ega kollektsioonid, kuivõrd bränding, keskkonnad, jaekontseptsioonid, see on siis see koht, kus neid kauneid tooteid nagu müüdi. Ja tänane teema on, või jutupunktid, mida ma tahaksin teiega jagada, on siis ületarbimine, täiesti uued sõnad, teadlik tarbimine, natuke tarbimise ringist, aga ka teise ringi võimalustest ja võib-olla see kogemuse loomine ja tarbimine on üks asi, mida täna ei ole nii väga palju puudutatud, välja arvatud, väga hästi tuli see välja filmist, mis siin ees oli, et see nagu täpselt näitas, et milline kogemus tegelikult ka taaskasutustarbimise puhul on hästi oluline. Ületarbimine. Ületarbimine, no selgelt on ta mustades ja tumedates värvides. Ületarbimise puhul me saame ainult seda öelda, et see tegelikult seal on väga palju soodustavaid tegureid ja täna neid on toodud kuhjaga välja. Alustame mudijatest, suurepärastest turunduskampaaniatest. Kõik head jaekaubandusorganisatsioonid aina arenevad, oskavad paremini müüa, paremini asju pakkuda ja nii nagu ka korra Kaie mainis ja kõik me läheme sellesse lõksu. On vaja seda, teist ja kolmandat ja märkamatult me tegeleme ületarbimisega. Kuid mingi hetkel me saame aru, et seda on kõike liiga palju. Me ei tarbi seda ja tihtipeale inimesed tajuvadki, et nende teadlikkus kasvab, milleks see kõik mulle. Seega siis ületarbimise puhul on väga-väga suur oht, et see kõik muutub tegelikult prügiks. Ja just nimelt selle ületarbimise teadvustamine, ma arvan, on ka väga suur roll, mida meie ajakirjandus võiks nagu rohkem ja rohkem nagu teha. Teadliku tarbimise puhul me kõik armastame mõelda, et me oleme suutelised oma tegevusega seda jalajälge nagu vähendama. Ja kui niiviisi mõelda, siis iseenesest, kui ma kord selle teemale läbi, siis mulle tajus, et võib-olla sellised 5 jutupunkti siin on need, mis nagu aitavad kõige rohkem seda teadliku tarbimise puhul nagu, et inimestele meil on omad eluetapid. Ja erinevates eluetappides meil on vajadused. Siin on täna väga palju rääkinud, väikelastega pered, noored pered, juba oled tööl, hästi palju tead, hästi palju reisid. COVID tõi meile kaasa tegelikult hoopis kodus töötamise. See tõttu meie vajadused ja meie elustiil ja tegelikult eluperioodid eeldavad kogu aeg teatud muudatusi ja meie vajadused tegelikult ajast nagu muutuvad. Oluline, et me mõistaksime seda ajas toimuvat muutusi ja tegelikult neid jälgida ja nendele vastavalt siis ka reageerida. Aga mis on väga oluline just selle puhul on ka see mõtteviis ja suhtumine asjadesse. Ja mulle tundub, et see mõtteviis ja suhtumine asjadesse on see, mis ei muutu väga kiirelt, mis on põlvkonniti erinev, aga samal ajal tihtipeale ka noored põlvkonnad mõjutavad ka vanemaid põlvkondi, mis on väga armas, et ära tee seda või teist või kolmandat, sest et nad tajuvad, et nad tahavad kaasa aidata ja tegelikult vanem põlvkond võtavad nooremate sõna päris hästi nagu kuulda. Aga ka inspireeriv info, tegelikult see samamoodi, et kuidas sellest räägitakse, kes sellest räägib. Siit tuli see mudijate roll, et kui kaugele või kui laiapinnaline see rääkimine on. Ka tegelikult, ja kuivõrd see informatsioon tekitab tunde, ma tahan ka seda tarbida. Sellel on mõte sees, see sobib mulle. Et see tegelikult see inspireeriv informatsioon sind nagu sa isikupärastad seda, sa võtad selle nagu vastu ja tahad sellega edasi nagu toimetada. Ja loomulikult positiivsed kogemused. Kui me ei ole saanud positiivseid kogemusi, siis tegelikult me ei tee seda ja positiivsed kogemused on ka need, mida me tegelikult räägime edasi väga kergesti. Jällegi see suust suhu informatsiooni liikumine, ka see on teadliku tarbimise puhul äärmiselt oluline. Tarbimise ringi juures tegelikult võiks öelda, et teadliku tarbimise puhul, kui vaadata seda ringi,
ma kirjutasin teadlikult satub kappi, sest et kappi võivad asjad sattuda väga erineval moel. Aga sa kannad neid, jällegi küsimus on see, et kuidas sa kannad ja kuidas see asi sulle kappi sattus. Täna oli siin väga tore väljend, sul tekib emotsionaalne side sinu riidega. Muidugi, sa armastad seda, sa tahad seda kanda, sa sobib sulle, sa oled isegi saanud äkki komplimente seda kandes ja nii edasi ja nii edasi. Tähendab, tegelikult sa oled valmis seda eset pikaajaliselt nagu kandma. Samal ajal tihtipeale sa tahes ja tahtmatu oled see sunnitud ja kuna mina räägin täna ikkagi riidekapist korraks samuti, sa tegelikult ühele teisele viisil korrastad oma riidekappi. Ja tegelikult kõik küsimused, kui sa seda tehes teed, siis missugused otsused sa seda tehes nagu vastu võtad. Ja tegelikult millised võimalused sinu otsused nagu tegelikult nagu tekitavad. Ja need on natuke sellised, kuidas öelda, provotseerivad küsimused siin praegu selle ringi juures, mida ma tahaksin hiljem teile natuke nagu rohkem täpsemalt lahti rääkida. Kuidas siis need asjad kappi nagu satuvad või kuivõrd oluline või mis on nagu oluline selleks, et teie kapis oleksid nagu õiged asjad? Kui oleks andnud natuke rohkem aega, ma oleks esitanud teile küsimusi ja ma oleks kindlalt tahtnud saada saalist nagu vastuseid, mida teie peaksite nagu oluliseks, seetõttu ma saan ainult jagada praegu seda, mida mina pean oluliseks kahjuks. Aga ma tahaks seda öelda, et 2 esimest selline äratundmine, see riie on mulle ja see on minu riie ja oma enda stiili tundmine ja tajumine on ülioluline. Sest väga palju on seda, et ma lihtsalt teinekord näen ka poes, inimesed rabavad endale käte peale asju, mis on täiesti servast serva. Umbes siuke, et võtab endale, sõbrannale ja vanaemale ka, et kellel ta need asju nagu võtab, et nagu inimene ei taju, mida ta peaks tegelikult tarbima. Ta ei oska seda tarbida. Ja võt see on ka üks koht tegelikult, kus tuleks nagu inimese natuke nagu õpetada või aidata neid. Ja ma arvan, et siin on osadel ettevõtetel siin võimalus väga palju sellelt kaasa aidata. Seega siis oma stiili tundmine, selle tajumine, teadmine, et saab endale luua kapsulkollektsiooni. Ma tegelikult tegin endal kodus sellise katse, et mingil hetkel hakkad kusagil välja minema, kapp on tühi, midagi pole selga panna. Aga siis hakkad nagu pildistama, proovid ühte, proovid teist, täitsa kihvt, paned komplekte kokku. Ja kui ma pärast seda nagu vaatasin, mõtlesin, ma teen endale albumi. Tegelikult ma tahan öelda, et see oli super abimees. Mis põhjusel? Sest et järgmine mõtlesin, et need mul sobivad, see mul ei sobinud. Issa ma näen sellest naljakas välja. See tähendab, inimene tegelikult ise, sa kujundad arusaamise, mis sulle läheb, mis sulle ei sobi ja tihtipeale sa veel nagu võtad siis kodustelt või mina näiteks oma tütrelt ja keegi oma sõbrannalt, sa võtad tegelikult seda tagasi, et abikaasad on muidugi kõik suurepärased tagasi peegeldajad. Et selles mõttes ma tahan öelda, et luua endale selline mõttes, kas teadlikult või visuaalselt kapsulkollektsioon oleks väga ideaalne lähenemine. Mis tähendab seda, et te teate, mis on sellised hooajatud riided, mis on teil teatud hooajalised, kuidas te asju omavahel nagu kokku sobitate. Kui te ütlete, ma ei jäta järgi, see on jube suur töö ja kes sellega tegeleb, siis ma tegelikult tahaks öelda, et inimesed on valmis sellega tegelema. Neid tuleks natuke müksata. Et nad tuleksid sellega nagu hästi kaasa. Samamoodi see reaalne vajaduse puhul on see, et kas see oli emotsionaalne ost, nägin, et keegi kandis jube kihvt, paned endale selga mõtet, issakene kui mõttetu asi. Et see tähendab, tegelikult võib aru seda, kas see reaalselt neid asju nagu sõna otseses mõttes nagu vajad ja sealt tuli eest täpselt see, et eluetappidel sa vajad erinevaid asju. Toote kvaliteet, siin on täna sellest palju räägitud, on asju, millel sa saad pikalt kanda, sa saad saada seda teisele ringile, sellel tootel on juba sisse kodeeritud pikem eluiga ja on tooteid, millel ei ole ükstapuha, kas ta lendab tõesti see, mis oli täna minu jaoks rabam 6700 kilomeetrit TSR 2 euri, eluiga pole sisse kodeeritudki, aga lendab pikalt. Et selles mõttes nagu ma tahaks öelda, et see kvaliteedi ja toote kvaliteedi küsimus on ülioluline, aga ei ole vähem tähtis mahutavus. Et tihtipeale on niiviisi, et kas sa paned riide puule 1 asja, 2 asja, 3 asja, topid veel kokku, paned, tõmbad vaakumiga välja, et kusagile mahub ära. Et tegelikult me peame mõistma, palju me reaalselt neid asju iseenesest nagu vajame. Ja loomulikult siin juures on see teadlikkus. Nüüd metoodika, kuidas siis oskuslikult vähendada oma riidekappi. Ma saan siin välja tuua nagu 2 asja, et sageduse ja süsteemsuse. Loomulikult on lihtne, saan hakkama ja kuhjunud probleemiga hakkama nagu ei saa. Ja
ma kirjutasin ka selle kohta oma kodulehel blogi, kes soovib pikemalt vaadata, võib nagu vaadata, aga ma ei hakka sellele momendil pikalt peatuma, välja arvatud näitan paari kohta. Esimene valik, kannan, annan ära, väga lihtne, mis eeldab ainult ühte asja. Teil on vähe asju. Teil on väga lihtne, läheb ei lähe. Tihtipeale võiks öelda, et neid inimesi on suhteliselt vähe. Jõutakse enam nagu teise etappi, et okei, kannan, pigem ei kanna, annan ära. Ühesõnaga, inimene tegelikult oma mõtetest nagu pendeldab selle vahel. Mida ma siis tegelikult nagu teen? Mis näitab, et tal on asju palju, aga ta ei ole enda jaoks selgeks teinud, mida ta reaalselt nagu vajab ja millal vajab ja miks vajab. Kõik on juba arvustused asjad, midagi ära anda ei raatsi. Ja tegelikult, kui hakata niiviisi nagu mõtlema või kõike seda läbi käima, siis küsimus on see, et palju siis jõuab siia riidekappi, palju satub hoiuruumi ja palju tegelikult läheb siis äraandmisesse. Pikk teema võiks lõputult rääkida, aga mõni teine kord. Teise ringi võimalused. Ma valisin siia tänasesse esitlusse üksikuid asju ja ma väga vabandan, kui ma ei vasta nüüd kellegi ootusele, et ma ei ütle, et minge ostke sealt. See ei olnud ka minu eesmärk. Aga ma panin täna siia, mille puhul mulle nagu hakkas silma, kas on selline teadliku tarbimise tõstmine, inimese tarbimisharjumuste muutmise koht või ütleme, on mingi kasutusmugavus või kliendile teatud probleemi lahenduse pakkumine ja sihuke hea kliendikogemuse saamine. Nii et seetõttu jagan teiega siis Uusasutuskeskuse kontseptsiooni, mis oli loodud Kaubanduskeskusele ja mulle väga meeldis see koht. Ma ei tea. Võttes lähen tagasi. Nii, oled nupud. Mulle meeldis see koht. Tahame panna inimesi muutma oma ostuharjumusi. Missioon ideaalne. Ja samal ajal tegelikult, mis on nagu eriti, et taaskasutus muutuks loomulikuks, kes on harjunud ostlema vaid uusi esemeid. Nad on tegelikult teinud suurepärase näite. See tähendab, et inimene on juba seal. Nüüd on küsimus on see, et kuidas ta tajub on selleks nagu valmis, et ta väärtustab ka seda taaskasutatud kaupa, et seda nagu osta. Aga iseenesest see, et kaubanduskeskustele, kus muidu ostetakse uusi asju, tuleb ka selline kontseptsioon juurde, on täiesti ideaalne. Mul on jube kiire. Mul on nii vähe aega, sellepärast mul on kiire. Teine moment, mis on väga hea, on just nimelt, et see teadlikkus soodustava informatsiooni jagamine. Et ettevõtted, mitte ainult, siin on küll tõesti sõna otsesest mõttes sisuturundus, aga ma tahaks öelda, et seda võiks teha hoopis rohkem. Okei, Jago on teinud väga hea asja, ta räägib sellest nagu hästi, aga samal ajal ma tahaks öelda, et selleks, et teadlikkust kasvatada, on tegelikult vaja inimestel sellest rohkem rääkida. Ja sellest rohkem rääkides inimesed saavad rohkem teada ja võtavad selle rohkem nagu omaks. 3 momenti siin siis nüüd Jago veel kord. Facebook kogu aeg viskab ette, kui sa hakkad tegelema taaskasutusega korraga, Facebook on ka rääkima. Ja loomulikult tuli mul siia ette, ma ütlesin, need mulle sobivad. Ja tegelikult ka variant, et Uuskasutuskeskus läheb oma territooriumilt ära. Jago tegelikult annab väga hea kutsuga sinu riided, sinu rahad ja tegelikult tekib mõte, tahan ka, lähen tarbin ja teen, et tegelikult jällegi, et sa annad nagu kliendile nagu sellise idee, et sellel on mõte nagu sees ja Recycle, kellel on konkreetselt, ma käisin ka vaatamas nende boksi, siis Stockmanni juures ta tegelikult kutsub uusi tarbijad, mis on hästi oluline, et tegelikult see seltskond, kes oma kaupa nagu müüb, et ta tuleksid nagu uued, sest kaua see müüdi, lõpuks polegi enam midagi nagu müüa ja klientidel pole väga palju neid uusi asju nagu võtta. Ja ma tahaksin teiega nüüd teile näidata korra siis seda Recycle'i poodi, rääkides seal selle ka omanikuga, mis oli väga jällegi, mis saab hästi välja tuua, et kui on tehtud erinevad package'id, siis tihtipeale, kui ma viisin läbi uuringud, mis küsimaks, mismoodi kliendid tahavad ära anda oma taaskasutatud riided, siis tegelikult üks moment oli see, et ei taheta mitte millegiga tegeleda. Ja rääkides Riiaga, ta ütles, et ka nemad töötasid seetõttu välja just nimelt selle VIP package'i, mis tegelikult maksab, aga ometi kliendid kasutavad seda just nimelt selleks, et inimesed ütlevad, et ma ei taha oma aega sinna panna, mulle see ei sobi, aga ma tahan oma häid riided anda teisele ringile. Ja samal ajal, mis on täpselt samamoodi Stockmanni juures, on õmblusstuudio kohe siin lähedal
ja kui ma küsisin nende käest, kas nende juurde jõuavad ka Recyclist ostetud esemeid, siis oli minu üllatus see, et jõuavad. Mis tähendab, et inimene ostab sealt ja tegelikult laseb endale parajaks teha või isegi lausa ümber teha seal. Teine sellised head kohad on loomulikult Facebookis erinevad keskkonnad, kas siis disaini järeltuld, kus inimeselt inimesele või siis ütleme ringdisain, mis tähendab, et mis see näitab tegelikult, et inimesed valmisolek ja aktiivsus tegelikult teisele ringile oma asju saata, vahetada, rentida, lasta ümber teha. Tegelikult see valmisolek on täiesti olemas. Küsimus on see, et kas on piisavalt võimalusi selleks. Hea näitena tooksin nagu just nimelt seda, et Balti jaama turg, ütleme kui Astri kaubandus, Astri Grupp, kes ka omab Balti jaama, et ta tegelikult väga hästi haldab, nüüd on jällegi see turunduse moment, ta tegelikult väga hästi haldab ka ja toob välja ka just nimelt teise ringiga seotud kauplusi. Ja samamoodi, kui ma külastasin siis basaari, siis mis selle basaari puhul oli väga positiivne, et teenendaja, tegelikult kui ma küsisin, et ma tahaksin tuua ja kuidas nagu on, mis on hästi oluline, et tegelikult kui seda teise ringi osad on, et tegelikult need inimesed, kes nagu tahaksid neid samme astuma hakata, et see töötajad oskavad nagu anda õiget informatsiooni ja innustada, tooge, see on lihtne, näitavad mis ja kuidas, sest et kui seda ei oleks, siis kõik tõstaksid käed ja ütleks, et ma ei hakkaks sellega tegelema, kui just mitte need, kes nii või teisiti tahavad nagu sellega tegeleda. Kogemuse loomine ja tarbimine. Teadlik tarbimine algab minu kodusest riidekapist ja ma rõhutan siin sõna minu. See tähendab, et see on persooni ja isiku keskne. Ja kui nüüd küsida seda nimetatud seda kliendi kogemuse poolt, siis ma tahaksin siin öelda, et siin on nagu kaks momenti. Üks on ühesõnaga klient, tema vajadus, probleem ja ootus ja tema tarbimine ja see toimub teatud keskkonnas. Ja siis ettevõte, kes peaks siis tundma klienti, kes pakub talle lahendusi keskkonnas. Tegelikult kliendi kogemus on multikogemus, mis selles keskkonnas tegelikult kaastab. Kui ma hakkan loendama, mis see siis võiks olla. See on siis müüja kogemus, see, kes toob oma riiet müüa. Ma räägin praegu taaskasutusest, eks tulen siia juurde. Müüja kogemus, kes siis toob müügiks oma riideid. Ostja kogemus, kes seal nagu ostab, kui mõnus ja mugav tal on osta. Ma tahan öelda, et need on kõik erinevad kliendid. Neil on kõigil erinevad vajadused, probleemid, et tihtipeale lahendatakse ühe probleemi, aga ei vaadata tervet package'it või tervet kõiki, kes võiksid selle kliendi alla minna. Seal on omamoodi veel töötaja kogemus, et kas töötajale on mugav, kas ta oskab tarbida. Täna oli ka paneelis, et hästi oluline, et mulle räägitakse nendest materjalideks, et see müüja, kes tegelikult müüb, et ta tegelikult haldab seda, ta saab sellest kõigest aru. See on tegelikult tema töötaja kogemuse loomine, et ta mõistab end hästi selles keskkonnas, tunneb, teab toodet ja tarbib hästi, saab kliendi aidata. Ja siis on need keskkonnad, kuna võib olla ka siis füüsilises keskkonnas antav kogemus, platvormil, see tähendab e-keskkonnas antav kogemus või on multikogemus, et on nagu mõlemas kohas. Kui nüüd vaadata, kui palju ma neid 5 erinevat momenti tõin teile nagu välja ja selle tulemusena tekib kogemus ja see on nagu minu kogemus, see tähendab, et need kontseptsioonid ja töötavad hästi, mis on tegelikult välja töötatud spetsiaalselt selleks, et see teedsid kogemusi siis luua ja teadlikult klienti nagu rahuldada ja veel kord neid kliente on mitmeid. Jube kiiresti vuristasin ja te olete selliste nägudega, mida ta räägib? Mul on juba vähe aega, 6 minutit veel. Ma tahan seda öelda lihtsalt, et silm puhkas peal, kui ma vaatasin seda videot. Tihtipeale ma ei teinud väga palju taaskasutatud poodidest pilte. Arvake ära, miks? Mind ei ole saadud veel sinna poodidesse sisse tarbima. Ühel lihtsal põhjusel. Seal ei väärtustata kaupa. Ja ma tahan öelda, et see toote väärtustamine, et see on hea, seda võib kanda, see on mõnus, uhkusega kanne. Mul ei ole seda seal. Et seetõttu läheme edasi. Ma tahan veel kord öelda, seda kogemust tuleb luua, kontseptsioone tuleb luua ja sellega tegelikult tuleb tegeleda. Ja kuna see teema mind tõsiselt ka huvitas siin
paar aastaid tagasi, kui ma läksin, kuna füüsiline keskkond, see on minu leib, mul läheb kohe silmad särama, aga ma ei tundnud elektroonilist keskkonda. Ma läksin tegelikult Michigani õppima user experience research and design, aru saamaks, kuivõrd erinevad on siis need kontseptsioonide loomised, et üks on ikka ohohoo ja teine on siuke ahaha. Selgus tegelikult, et on täpselt üks ja sama asi, välja arvatud tööriistad on veidike erinevad. Kliendikogemuse seisukoha pealt absoluutselt erinevus puudub. Mis tegelikult ma tahan öelda, et siis ma läksin oma lemmikteema juurde ja kuna ma pidin tegema seal prototüübi nii edasi, siis ma tegelikult viisin ka läbi ühe intervjuude ploki, aga mind huvitas seda, millised on siis inimeste valmisolekud ja suhtumised taaskasutusse ja jätkusuutlikku tarbimist. Ja kui nüüd siin vaadata, siis on kaks asja, et üks on, kuidas ma tarbin ja teine on siis, mis toimub nagu teisel ringil ja mida ollakse valmis oma riietega tegema. Siin ma panin tõesti jutumärkidesse, et oma loomingut mul siin ei ole. Et mis on siin hästi oluline? Ma arvan, annan ära sugulastele, tuttavatele, me kõik teeme seda. See on täiesti tavaline asi ja viimased 10 aastat. Tegelikult mõtlen, jube hea asi oli, ilma aegu on sinna. Aga nii juhtub. Siis annetan ja seda tehakse ka hästi palju sotsiaalsete ja mitte vastutustundlike ettevõtetele, aga ja nüüd on mitte oma parimaid asju. Ja see tuli nii palju välja. Annan küll patt. Ja see patt oli meeletult suur. Aga mina just otsisin seda, et tegelikult me eeldame, me ootame just nende paremaid asju sinna turule. Aga need ei anta, sest et siis olen valmis isegi huvitatud müüma, aga liiga ajamahukas tegevus. Inimesed ütlevad, ma ei ole nõus, kohutavalt kulub aega, jube segane, ma ei ole selleks veel valmis. Okei. Olen valmis ise teise ringi tooted tarbima, aga just kohe ei inspireeri mind, kaasa arvatud ma ise. See tähendab seda, et kogu aeg on see valmis oleks, on tegelikult väga pikk protsess Eestis, et me oleme sinna jõudnud. Kerli rääkis siin alguses, mis ta ütles, 10 aastat, kui kaua Taanis kõike juba toimub, aga ikkagi ei olda veel valmis. See on väga pikalt protsessis, mis tegelikult tähendab, et need protsesse tuleks teadlikult lühendada. Aga neid saab teadlikult lühendada siis, kui seda tehakse nagu kuidas ma ütlen, kõike nagu läbimõelduna. Ja siis samamoodi, mis on, et võiks rentida, laste ümber teha, disainida, aga kus ja kuidas? Ja et kõik oleks mugav ja lihtne. Mis tähendab seda, et natuke on ka selle info puudust, mis tuli nagu hästi inimestega rääkides nagu välja. Teine moment on siis see, et tahaks müüa, aga ja mis on siis need müügi, nüüd ma räägingi, et kuidas riided jõuaksid teisele ringile. Müügitakistused. Ma ei ole valmis endale boksi rentima ega sellega tegelema. See oli nüüd küsimus, miks ma ka kontrollisin nii Recyclis kui ka Basaaris, et kui kerge see oleks. Teate, mul tekkis huvi. Ma tean, et võib-olla ma pean rohkem maksma, kui ma teenin või ma siis tõesti peaksin müüma riided õiglase hinnaga, milleks võib-olla turg pole valmis. Ma ei tea, see õiglase hinna ja käibekiir, ärme nüüd ka ärimudelitesse lasku, aga ma tahan öelda, et seal on oma korda siuke, et mis hinda ollakse valmis väga hea riide eest maksma, kas on 25 eurot või see on 15 eurot, kas see algsest hinnast on 50%, 10-15% või mis see siis nagu on. Et see on ka nüüd küsimus, et võib-olla las ta mul kapis seisab, et kuhu ma siis kiirustan. Siis, ei olda ka valmis veel e-platvormides müüma. Ja jällegi, et viin poodidesse, aga need kogemused pole positiivsed ja nüüd see positiivste kogemuste koht. Inimesed reisivad tänasel päeval väga palju ja erinevatesse kauplustesse astutakse sisse, kas komandeeringutes olles või puhkusel olles. Ja kui kusagil nähakse, et ka taaskasutatud poed võivad olla päris poed, siis tullakse tagasi ja öeldakse, aga miks meil ei ole? Et see tegelikult võtab aega, aga see on ka hästi oluline ütleme, äri seisukoha pealt, et kes kui palju millesse investeerib ja kes oleks valmis selliseid poode tegema. Ja mul on kobakapp tuleb välja. Ja et ma pole leidnud endale sobivat müügi ostu kohta. Nii et tegelikult need on nüüd jällegi, et see sama küsimus, mis me öelnud, et me tahame, et inimesed kannaksid, et see jõuaks teisele ringile, aga väga palju on tegelikult takistusi ja neid takistusi tuleks täpselt samamoodi ületada. Nii et siis kui nüüd vaadata
nagu ma tahan öelda, et see on nagu teema, inimesed on valmis, aga seda täna veel ei tee ja minu silmis see tähendab, et see on kasutamata ressurss. Need on kasutamata võimalused, eriti kui inimesel on riidekapis need riited, millel on pikk eluiga, mida tegelikult saaks kas ümber disainida, teised hea meelega kannavad. Mis te arvate, kui õnnelik on minu tütar ja tema sõpruskond? Väga. Nad ütlevad, et neil ei ole vaja kuhugi mujale minna, kui tulla minu riidekapi juurde. Et see on see koht, et minul on muidugi hea meel, et asjad nagu ringlevad, aga ma tahaks öelda, et tegelikult see ringlus võiks olla väga paljude puhul hoopis suurem ja laiem. Nii et seega siis, ma sõna otseses mõttes mõistan ootusi, ma tunnetan ka võimalusi ja olen neid palju nagu näinud ja ma olen valmis panustama, kellega, kus ja millal, veel ei tea. Suur aitäh teile. 000, ära vuristasin. Mul pandi südame peale, et ma vaataksin väga täpselt aega ja ma armas kolleeg Kristel on ka saalis ja teab, kui ma hoogu satun, siis see on ajakulu. Ma ei suuda siis ajast kinni pidada, aga täna vaatasin kogu aeg ekraani ja siis suutsin ajas olla. Nii et veel kord aitäh kannatlikult. Teeme veel aplausi selle eest. Aga meil on natuke aega ka küsimusteks. Küsin, kas siin publiku seas on kohe tekkinud. Nii, võib viia kohe mikrofoni sinna. Kas on meil kuskil mikrofon? Siin, kohe, üks hetk. Ma siis alustan ise sissejuhatava vooruga, nii kaua kui mikrofonid sinna jõuab. Aga milline see pood peaks siis olema, kuhu teie ka tahaksite minna, kui seal on taaskasutatud asjad? Ausalt öeldes, kui vaadata, ma tulen veel kord selle esimese video juurde. Ma arvan, et kõik vaatasite, et nagu disainipoodi. See tähendab, et tegelikult need poed ja ma muide Kerriga kunagi isegi ärimudelit nagu proovisin veel korra nagu läbi teha, mis nagu Eestis nagu toimiks. See on tõesti äärmiselt keeruline, et ärimudelina nagu töötaks, et seal on väga-väga palju asju vaja nagu muuta. Aga ma tegelikult tahaksin tõesti, et ta oleks ilus, süsteemne, natukene nagu bränditud, et ta pakuks nagu lisaväärtust. Me oleme kinni kuidagi selles kaltsuka kontseptsioonis siis nende poodide puhul või kui öelda niimoodi lihtsalt? Ütleme veidike. Ja üks asi on see ja teine moment on ka, mis tuli ka nüüd nendes kahes müügikohas nagu vesteldes omanikega nagu hästi nagu välja. Tegelikult ma rääkisin mitmega, aga kui vaadata seda toodet, ma enne ütlesin, et hästi oluline, mis riidekapis adub, et kas sa tunned ära, et see on sinu ese. Ja kui ma vaatan seda, mõtlesin, siit ei satuks minu riidekapi midagi. Ja kui ma oma riidekapiks siia tooksin, ma ei ole kindel käibekiiruses, et kas see klient, kes seda ostaks, kas see klient käib seal. Aga võib-olla see ongi põlvkondade erinevus, et ma arvan, et minu ema samamoodi läheks sinna basaari, aga minu vanused, võib-olla teie tütar ka ikkagi läheks. Ta läheb, aga veel kord, et kui tal on valida, et kas osta toodet sealt või võtta minu juures, siis mis sa arvad, mis ta eelistab? No teie tootest võib-olla ei pea maksma ka. Ei, ma tahan seda öelda, et see kvaliteedi küsimus. Loomulikult põlvkondade puhul, ja ma tahan öelda, et peabki olema hästi palju erinevaid asju, ei saa olla kõik ühesugused. Loomulikult mitte. Meie stiilid on erinevad, meie soovid on erinevad, meie vajadused on erinevad, kõik on erinevad. Aga teatud seltskonnale on asi puudu. Aga võtame nüüd küsimuse sealt ka. Aitäh, Maire. Te olete olnud nii pikalt ju moetööstuses ise, et minu küsimus on, kas ka tegelikult disainerid mõtlevad, et võiks olla selline järelturg, et te näitasite, et veebis on Eesti disainerite järelturg, aga kas sellisele nagu poele võiks ka olla kohta, kus disainerid mõttega tegelevad sellelt? Briljantne idee. Ma tahan öelda, et tegelikult siin ongi küsimus, et kas on võimalik hästi palju erinevaid asju nagu kokku viia, kokku teha, sest et meil omal ajal isegi nagu Moetänaval me võtsime tegelikult ka oma toodangut vastu ja pakkusime teisele ringile. Ja võiks öelda, et seda ei võetud väga kergelt vastu kliendi poolt. Jällegi, aeg oli teine, ilmselt ei pakkunud me ka kõige paremini, täna võib-olla oskaks teisiti seda teha, aga täpselt samamoodi. Või me tegime kunagi EKAL oli selline bränd nagu Hula. Jah, samuti me andsime neile müügikohaks kindla nurga Moetänaval, et nad saaksid oma toodet müüa. Hästi kihti, et ma tean, et Reet Aus tegi mul on isegi Reet Ausi esimene seelik, mis ta siis tegi 3 seelikust kokku alles siiamaani. Aga ma tahan öelda, et see käibekiirus, mis seal oli, see ei ole äri.
noh, jällegi seesama, mida ka Kaie mainis, eks, et kus tekivad, kuidas saada sellele asjale taha nii, et tal tekib nagu see huvitatus, et seal tekib nagu need ärilised võimalused. Aga kindlasti selline noh, niisugused kooslused või ütleme sellised töötoad, ümbermeisterdamised, tegemised, aitamised. Ülema ausalt öeldes, et selline teadlikkuse kasvatamine algab ju tegelikult juba lapsepõlvest, et see tuleb suga kaasa. Kas sa oled valmis ise tegema, kas sul üldse selline käeline tegevus, kui selline on, kas sa seda mõistad ja kas sa seda tahad, on ju. Aga noh, minu arust noored põlvkonnad on väga usinasti käivad taaskasutatud poodides, need leiavad väga paljud ja ma tean väga paljusid, kes on öelnud, et nad ei osta tavapoest ja nad nagu, kuidas öelda, siis on ära selle blokeerinud enda jaoks. Aga nad ütlevad, et kui see läheb veel, ütleme 5 aastat mööda, siis neil endil pole enam õieti midagi müüa, sest et nende tooted, mida nad on ostnud sealt väga pikalt ei kannata, võib-olla 2-3 pesu korda ja siis on see toode midagi muud. Ja noh, see kvaliteedi toote eluiga ja kvaliteedi koht on ikka hästi oluline. Seetõttu ma arvan, ka need disainertooted on tegelikult noh, just nimelt teisele ringile minevad, nad müüvad hästi ja tegelikult ne müüakse hästi. Kas on publikus veel küsimusi? Mina siis lõpetuseks küsiks selle kohta, et võib-olla kas Eesti puhul on ka kuidagi see mängib rolli, et me tuleme ikkagi sealt nõukogude ajast, kus ei olnudki midagi saada, et kõike pidi parandama, kõike anti õe edasi järgmisele lapsele ja sellepärast ühiskonnana, eriti need, kes mäletavad seda aega, ei taha seda tunnet enam tagasi, et ma ei hakka oma sokki põhimõtteliselt nõeluma, sellepärast et kunagi pidi nii olema. Ei oska nüüd kõigi eest nagu rääkida, aga ka kindlasti võib selline variant olla. Aga ma arvan ikkagi see, et kui inimene on oma riidekoppi ostnud nagu hea kvaliteetse asja, siis noh, veel kord ka üks näide oli, et ma annan ära, annetan teen, aga mitte oma parimaid asju. See tähendab, et mingid asjad tegelikult on millegi asja ootel. Mille ootel? Ja nad ütlevad, et noh, nad pakivad jälle kokku ja ootavad midagi või annavad lastele või siis mõned juba lastele, kes kuhu ja kuidas on. Et selles mõttes ma usun, et see teadlikkuse kasv, see on nagu ja kui küsida, et kas sa oled valmis, noh, tihtipeale, noh, ma olen ise olnud Münchenis, sa isegi ei saa aru, et see on taaskasutatud riies, sest ta on nii ilusti korda tehtud, seal ei ole üldse nagu vahet. Küsimus on ainult see, et jällegi, mis see ärimudel seal taga on, et sa sükust asja endale osta saad normaalse hinna eest. Ehk kasumlikkus on see põhiline küsimus. Ma ei oska öelda, kas kasumlikkus, aga sa peavad olema siis, keegi peab seda subsideerima siis või kuidagi peab see asi toimima, et asjad nagu, sest noh, kahjumit ükski ettevõte ei saa toimida kahjumist. Täna oli ju küsimus, et kui hästi disainerid elavad. Noh, minu arust inimeste teadlik tarbimine, ma toon lihtsalt ühe näite. Esimest korda võis kuulda, et noh, presidendi vastuvõtule järjest rohkem ja rohkem mindi tegelikult eelmistel kordadel käidud riietega. Mingid 5 aastat tagasi tundus kasi kõne allagi, eks ole. Mis tegelikult näitab, et ühiskonnas on seda aksepteeritakse. Seda on nii tore näha, et seda hinnatakse, et noh, sa ei pea iga kord minema mingi uue asjaga. Sa julged käia, olla, see sobib, kannad, no milles küsimus, miks kogu aeg on vaja uut. Et kui sa ise ei anna rendi välja, kutsutakse rentima, neid on samamoodi platvorm, et rendi oma asju on. Et noh, ma arvan, et võib-olla see ka inimeste enda teadlikkus ja see põlvkondade vaheline koostöö ja üksteise toetamine, ka see on hästi positiivne sellel teemal. Aitäh, Maire, teeme aplausi. Aitäh.